suur aitäh teile. Suur aitäh Katrinile. Suur aitäh, Astrid. Aitäh. Teile väike tänukaart ja siis rinda kandmiseks Naiskodukaitse märk. Oi, ma olen väga liigutatud. Et mida võite siis kanda iga vormiga ja Naiskodukaitse märk teile ikka rinda kandmiseks. Kui tohib, siis tõesti suur aitäh. Aitäh teile. Nii, aitäh. Ja suur tänu. Aitäh. Aitäh. No täna 25 aastat tagasi, 8. juunil 1995 nägi minu hea sõbranna Riina Känksepp ajalehes kuulutust, kus kutsuti asjakaid naisi taastama Naiskodukaitset. Ja Riina tuli minu juurde ja nii me koos koosolekule läksime. Mina mäletan, ma olin lapsega kodus sel hetkel ja tuli Jaska Helju igavese hooga uksest üles või trepist üles, ma elasin siin samas vana linnas veel. Ja trepist üles, nii, Astrid, ja nüüd lähme. Mul oli kodus sellel hetkel, oli väike poeg. Ega midagi siis teha ei olnud, poiss kärusse ja läksime siis. Ilma, et ma teaksin, mis endast kujutas, mis see on, et oli käsk sõbranna poolt ja nüüd lähme. Läksime. Mu esimene mulje oli siis, nägin Dagmar Mattiisenit, väga omapärase soenguga ja siis ma mõtlesin, mis asi siin siis toimub. Aga siis juba, kui päeva lõpp kätt oli, siis saime teada, et see vist on ikka tõesti minule. Ja nii see edasi läkski. Siis ei olnud midagi, sest see oli lapse kingades alles. Siis hakkas lahtiste uste päev, oli Dagmar Mattiisen aitas seda veel korraldada, kuhu ühtegi naist ei tulnud, sest ei vaadatud hea pilguga Viljandis selle peale, et naised meeste organisatsiooni ronivad. Aga hiljem ühe sõnaga, ütleme siis uuel aastal või niisuguseid spetsiaalseid erialade järgi gruppe, nagu teil on toitlustused ja need ei olnud. Meie saime relvaõpet, sideõpet, meditsiini. See Sänna-õppus, mis oli minu jaoks nagu see rivitrill, mis me enne seda õppisime ja see ikka käis nädal aega jutti välustas see õppus. Riviõppus ja kuna see võistlustele minek oli ja relvaõppus ja laskmised ja kõik see oli väga pingeline, aga samas oli väga tore õppus. Ja Sännas oli, las ma räägin seda nõela nüüd. No räägi siis seda oma nõela. Ja Sännas oli õppusel, oli väga tore, esmaabi oli meil teha seal ülesanne. Ja siis Heljukene torkas haaknõelaga Astritile nii kõvasti läbi vormi kintsu, aga Astrit ei liigutanud ühtegi närvi. Ja muidugi tore oli see, et õppuseks osteti meile nii-öelda pardilaskmisriided, saapaid meil ei olnud, mustad tennised ja peakatet ka ei olnud. Aga ära me tegime selle ja see oli vahva.